Nii, aga tere kõigile. Väga meeldiv on näha siin nii palju inimesi liitumas meiega. Minu nimi on Kristiin ja mul on väga hea meel meie tänane seminar siis sisse juhatada. Räägime täna siis teemal, kuidas nii oma rahaasjades kui ka ettevõttena siis toimetada jätkusuutlikult. Ja sellel teemal räägivad täna meile Merje, kes on siis koostöösuhete ja toetustegevuste juht, Maris, kes on siis jätkusuutlikkuse valdkonnajuht ja Mari-Liis, kes siis juhib rahaasjade teabekeskust. Ja nemad siis kõik oma vaatenurgast sellel teemal, seda teemat ka lahti arutavad. Ja siis seminari lõpus räägime ka praktikavõimalustest pangas. 1,5 tundi seminar kestab ja kui kellelgi on küsimusi, siis julgelt võib siia chatti kirjutada või siis kasutada käe tõstmise võimalust. Hea meelega vastame kõikidele küsimustele. Vot. Aga ma annakski võib-olla nüüd sõnajärje üle Marisele. Jaa, tervist! Võtan sõna üle ja paari sõnaga tutvustan ennast ka, et mina olen Maris, töötan Swedbankis siis jätkusuutlikkuse valdkonna juhina hetkeseisuga 2 kuud täpselt, aga võib-olla taustalugu ka, et ma tegelikult oma tööelu kunagi alustasin Swedbankist ja seda just nimelt praktikandina. Tulin Swedbanki tööle ja praktikandina ja jäin kohe pärast seda suve ka edasi ja sealt juba töötasin päris üle 5 aasta ja vahepeal käisin küll ära, aga nüüd olen tagasi. Et selline väikene vihje, et praktika võib muuta päris palju. Aga räägin teile täna, mida me jätkusuutlikkuses Swedbankis teeme ja mida me selle all mõistame. Ja seejärel siis Merje ja Mari-Liis võtavad minult jutujärje üle. Aga mida jätkusuutlik areng meie jaoks üldse tähendab, ongi, et see ongi selline pikaajaline järjepidev areng, mis küll parandab inimeste elukvaliteeti, aga see on ka kooskõlas meie loodusvarade ja ümbritseva keskkonnaga ja seda kõike meie armsa tuleviku heaks. Sest et see teema, kui jätkusuutlikkus, see sõna on selline keeruline just kui tihti aru saada mõnedele, et mida see siis päriselt tähendab, et see on see ka Wikipeediast tulnud termini selgitus. Aga meie Swedbankis panustame jätkusuutlikkusse läbi 3 suuna, et see on siis majanduslik jätkusuutlikkus, sotsiaalne ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus. Et meie oleme hästi oluline osa olnud Eesti majanduses siis pikka aega ja selline järjepidev ja tasakaalukas majanduskasv on väga palju olnud meist sõltuv, aga meile ka oluline, et ühiskonna heaolu oleks siis arengus pidevalt kasvav. Ja sotsiaalne jätkusuutlikkus, me panustame väga paljudesse erinevatesse toetustegevustesse, oleme osalised organisatsioonides ja sellest kõigest täna ka Merje räägib. Ja siis 3. keskkonnaalane, et see on küll üsnagi selline pigem uus valdkond suurettevõtete jaoks, aga hästi kiirelt ja tohutu jõuga arenev, võiks öelda. Aga mitte me ei toimeta omaette ja mitte lihtsalt ka ainult Eestis, et ühest küljest meil on ka grupitegevus, mis meie sellist tegevust laiendab, aga me teeme koostööd erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ja toetame seeläbi ka nende eesmärke, et võtame siis siin Pariisi kliimakokkuleppe, oleme ühinenud ka ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, mida on kokku tegelikult 17 ja nende all veel lisaeesmärke üle 160, aga meie keskendume nendest 6, sest et me usume, et nende 6 läbi me saame võib-olla kõige enam sellist mõju avaldada. Ja oleme ühinenud ka teaduspõhiste eesmärkidega. Siin all on veel erinevaid organisatsioone ja neid on tegelikult veelgi rohkem, et võib öelda,
pangandus praegu areneb veel eriti kiiresti ettevõtetes, sest et meil on lihtsalt väga palju erinevaid regulatsioone ja poliitikaid, mis meilt seda nõuavad ja seeläbi hakkame seda ka oma klientidelt aina rohkem nõudma. Aga see ei ole ainult nõue, see on tegelikult selleks, et tõugata kaasa või nügida niimoodi natukene meie ühiskonda ja ettevõtteid jätkusuutlikuma äritegevuse poole liikuma. Aga võib öelda, et see jätkusuutlikkus ei ole lihtsalt mingi üks valdkond tegelikult, vaid see on alus meie äristrateegiale ja igapäevasele toimimisele ja ka ühiskondlikule panusele. See on osa meie DNA-st. Aga jätkusuutlikkus meie ärilistes otsustes ja protsessides, et mida see tähendab? Kõigepealt see keskkondlik pool, et nagu ma ütlesin, meie äristrateegia on vastavusest Pariisi kliimakokkuleppega. Et ükskõik mis tooteid me arendame või teeme, et vaatame, et need oleks neid samu eesmärke täitvad ja ei oleks kuidagi vastuolus. Me suuname ja julgustame ka oma kliente parandama oma kliimaalast tööd ja proovime neid panna kaasa mõtlema sellele, kuidas nad saaksid oma ettevõtteid vastavalt arendada. Ja pakume siis ka nõustamisteenust ja erinevaid tooteid ja teenuseid, et neil oleks seda lihtsam teha. Ja me oleme välja andnud sel aastal ka uue kliima sellise positsiooni, et öelnud, et me hoidume uute finantseeringute suunamisest näiteks fossiilkütuste tootmisse ja kaevandamisse, mis kohal siin võib tekkida küsimus, et Eesti energeetika ju väga tugevalt veel seisab põlevkivil, aga ka nad teavad väga hästi, et sellest tuleb väljuda ja ka meie valitsus teeb selle nimel tööd, et seda olukorda täna muuta. Juhtimise eetika valdkonnast me vaatame, et meie ettevõtte juhtimine ärieetika oleks vastutustundlik ja sealjuures ka ostmine, ehk siis meie tarnijad vaatame, et millega nemad tegelevad, ka nemad peavad olema samamoodi vastutustundlikud. Nõuetele vastavus ja läbipaistev äritegevus ja finantskuritegude vastu võitlemine. See kõik on ka jätkusuutlikkuse osa. Ja majanduslik jätkusuutlikkus on ikka see, et meil oleks kasumlik ja majanduslikult stabiilne ettevõte ja panustame seeläbi Eesti majandusse ja ka turvaline ja hea kättesaadavus kõigile meie klientidele. Ja klientide finantskäitumise järjepidev arendamine, millega meil siis Mari-Liis väga osavalt ka tegeleb. Ja kuidas me ise enda maja sees igapäevaselt jätkusuutlikkusega tegeleme just nagu enda igapäevases toimimises, et me vaatame, et ka meie enda keskkonda mõjutavate ressursside kasutamine oleks vastutustundlik ja keskkonnasõbralik. Ja meie tänaseks me oleme loonud endale uue eesmärgi. Need eesmärke on ka ennem täidetud, aga nüüd 2030. aastaks näiteks me soovime oma kasvuhoonegaaside CO2 heidet vähendada 60%. Me kasutame oma majades, mis kuuluvad meile, taastuvenergiaallikatest toodetud elektrit, ehk siis 100% rohelist elektrit ja töötame ka selle nimel, et vähendada oma elektriveekulu. Jah, peab küll ütlema, et eelmisel aastal see ei olnud väga keeruline oma kontorihoonetes seda vähendada, aga see on ka selline järjepidev tegevus edaspidi. Ja jäätmemajandusest, et me püüame ka seda hulka pidevalt vähendada ja sorteerime tekkinud prügi oma majades ja suuname ka oma töökorras mööblit, ehk siis seda vahetatakse küll aeg-ajalt välja oma inimestel, aga töökorras mööbel suunatakse edasi kas siis teistele abivajajatele või praeguse seisuga näiteks töötajatele koju, kes soovivad. Ja transpordist, et soodustame igati meie töötajate tööle liikumist jalgsi või jalgrattaga või tõukerattaga ja et oleks sellised ruumid, kus oma siis transpordivahendeid hoida ja ka vajadusel laadida. Ja vähendame aktiivselt oma ärilendude hulka, sest et Balti pangana või rahvusvahelise organisatsioonina neid tööreise on ikkagi olnud. Loomulikult jällegi eelmist aastat ja praegust olukorda arvestades see keeruline ei ole, aga täna me näeme aina rohkem, et see on võimalik ka oluliselt vähemate reisimistega
koostööd teha. Ja jätkusuutlikkuse alla käib ka mitmekesine ja kaasatud jätkusuutlik töötaja, et me panustame oma töötajate mitmekesisusse ja võrdõiguslikkusesse. Et meil töötab näiteks mitmeid puudega inimesi, kes liikumispuudest ei olene sellest, kui hästi ta oma tööd saab teha, et neid on meil päris mitu ja ka võrdõiguslikkusesse, et naiste ja meeste õigused oleksid võrdselt kaitstud ja ka palgalõhe vähendatud. Ehk siis see põhjendamatute palgaerinevuste kõrvaldamine meie jaoks oluline ja eriti juhtkonna tasandil on oluline ka võrdne sooline esindatus. Ja aitame kaasa töötajate kestvale arengule, näiteks LinkedInis saavad inimesed tasuta koolitusi võtta ja loomulikult igasuguseid muid koolitusi, mida on vaja ja kaasame inimesi ka jätkusuutlike eesmärkide panustamisse, aga ka muid kaasamisi. Loomulikult. Aga rääkides nüüd natukene täpsemalt, et mida me näiteks eelmisel aastal tegime, et meil on hästi siin erinevaid rohelisi teenuseid eelmisel aastal välja antud ja näiteks keskkonnasõbralike autode ostmiseks andsime välja 9 miljonit eurot ja päikesepaneelidega elektrijaamade või tuuleparkide paigaldamiseks andsime välja 1,5 miljonit eurot näiteks ja 560 ettevõttele tegime jätkusuutlikkuse hinnanguid enne laenu väljaandmist. Ja meie mõju keskkonnale me vähendasime eelmisel aastal enda CO2 heitkoguseid 33% ja neid, mida see CO2, mida me ei ole suutnud vähendada, me kompenseerime. Ostes siis mingeid rohelisi sertifikaate või panustades kuidagi teistmoodi keskkonnale kasumlikult. Ja 100%, nagu öeldud, meie energiast, mida me ostame, on roheline. Ja vähendasime ka oma paberitarbimise koguseid võrreldes üle-eelmise aastaga 30%. Ja nagu öeldud, siis 2030. aastaks me plaanime vähendada oma heitgaaside teket 60% võrra ja soovime koostööd teha vaid vastutustundlike tarnijatega. Eelmisel aastal me tegime ka kliimamuutuste koolituse kõigile töötajatele ja sellele järgneb siis sel aastal ka teine osa. Ja töösõitudeks meil ei ole enam oma autoparki, sellist suurt võib-olla, kui ta on varem olnud, aga me kasutame töösõitudeks Bolti taksoteenust, mis ka hoolitseb selle eest, et tema sõidud oleks 100% süsinikuneutraalsed. Eelmisel aastal meid valiti ka Dow Jonesi Sustainability indeksisse. Et see on meie jaoks väga oluline näitaja, et me oleme väga jätkusuutlik pank. See siis eelmise aasta kohta. Kas kellelgi on vahepeal küsimusi tekkinud? Ma ise ei näe, kui te midagi küsite. Ei ole. Aga edasi, mis me plaanime? Et kui te tulete näiteks meie juurde praktikale, siis me kindlasti kaasame teid erinevatele mõttetalgutele. Me oleme kokku kutsunud jätkusuutliku saadikute võrgustiku, kellega koos me püüame oma panka veelgi keskkonnasõbralikumaks ja tuleviku poole liikuvaks muuta. Ja kes aitavad ka inspireerida oma teisi kolleege veelgi enam sinna poole liikuma. Ja korraldame erinevaid üritusi ja kindlasti kõik need tooted ja teenused, mida me siiani oleme teinud, et see on ainult algus, et nende arendamistega tegeleme edasi ja loodame aina rohkem läbi selle aidata kaasa sellele, et nii meie erakliendid kui ka ärikliendid saaksid samuti oma elu ja olu muuta jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Ja minu poolt kõik, et Merje räägib teile nüüd sellest sotsiaalsest jätkusuutlikkusest ja kestlikkusest ja kõik need toetustegevused, mis me Swedbankis teeme. No nii, aitäh, ma võtan siis üle ja proovin enda slaidid peale panna. Nii, nüüd peaks peale olema.
Mina olen siis Merje ja ma olen hea näide sellisest pangatöötajast, kes ei ole finantsharidusega, ei oska kõrgemat matemaatikat, aga ikka töötab pangas, et meil on tõesti väga palju erinevaid ametikohti ja sealjuures ka minusugustele, et mina olen siis varasemalt olnud aastaid ajakirjanik ja hiljem siis kommunikatsiooninõunik ja nüüd siis 2019 aasta mai lõpust olen töötanud pangas ja väga äge kogemus on olnud siiani. Millest ma siis täna räägin? Ma natukene räägin niimoodi laiemalt ka, et kuidas üks ettevõte saab tagasi ühiskonda panustada ja miks seda üldse teha. Ja muidugi siis ka Swedbanki näitel lähemalt, et mida meie ise teeme ja kuidas siis töötajad saavad ka kõiges selles kaasa lüüa. Kui nüüd rääkida alustuseks, et miks siis üldse peaks üks ettevõte tagasi ühiskonda panustama, siis mulle meeldib selline kontseptsioon, et ettevõte on siis justkui korporatiivne kodanik ja et meil tavaliste inimestena on ju ka omad õigused ja kohustused kodanikena, aga hoolimata sellest, mis need õigused ja kohustused on, teevad paljud meist midagi ekstra, on head kodanikud. Näiteks, kes käib verd annetamas doonorina, kes annetab raha mõnele heategevusorganisatsioonile või kes käib näiteks vabatahtlikuks kuskil kogukonnas abistamas. Et samamoodi on tegelikult ka ettevõttel võimalik siis midagi ekstra panustada. Ja ma ütleks, et see on nagu ühelt poolt võimalus, aga see on meie jaoks ka selline sisemine kohustus tegelikult, et selline nagu sihuke hea tunne, et me tegelikult nagu tunneb, et me justkui peame ja tahame seda teha. Ja teiseks ma siin tõin välja paar tsitaati sellisest Tom Levitti raamatust Welcome to Good Call. Seal ta kirjeldas, et milline võiks selline sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte olla. Ja ta ütles siis, et lisaks siis sellisele nagu majanduslikule heaolule, mida ettevõte niikuinii tahab luua, võiks selles olla ka mingi väärtus ühiskonna jaoks, et kuidagi see ettevõte võiks adresseerida ka neid ühiskonna väljakutseid. Ja teiseks üks tsitaat sealt, mis puudutab siis just seda, et me ei pea alati algatama mingisuguseid uusi projekte, näiteks tegema mingi Swedbanki rahastu, vaid me võime ju tegelikult toetada neid olemasolevaid. Ehk siis põhimõte ei ole selles, et nagu lihtsalt kuidagi brändida oma värvidesse mingi uus algatus, vaid ikkagi anda hoogu mingitele mõtetele, mis on ühiskonnas olemas või kui veel ei ole nagu mingit sellist algatust loodud, siis leida partnerid ja see koos luua, mis on ka meie puhul tegelikult aset leidnud ja milleni ka kindlasti siis jõuan. Ja selge on ka see, et ega ühelgi ettevõttel ei saa ju minna paremini, kui läheb tema klientidel või ühiskonnas laiemalt. Et siin saab siis iga ettevõte ise mõelda, et kuidas tema saab siis kaasa aidata, et ühiskonnas paremini läheks. Ja kui nüüd minna edasi küsimusega, kuidas, ehk siis mida üks ettevõte siis nagu teha saab, siis kõigepealt võiks valida organisatsiooni jaoks sellised olulised valdkonnad, mille kaudu siis soovitakse ühiskonda panustada või selliseks eestkõnelejaks olla. Ja siin on nagu mitmeid lähenemisviise, mida kasutatakse. Et üks variant on lähtuda ettevõtte põhitegevusest ja panustada sellega seotud valdkondades. Näiteks, mis meil on põhitegevusega otseselt seotud, on rahatarkuse valdkonna toetamine. Või siis näiteks lasteriideid tootev ettevõte saaks toetada näiteks siis laste tervisega seotud heategevusorganisatsioone, mida Eestis on päris palju. Teine võimalus on lasta näiteks siis töötajatel valida kõige enam kõnetavad valdkonnad
ja tean, et Eestis mõni ettevõte on ka niipidi lähenenud, sest lõpuks töötajad peavad selle kõik ka nagu omaks võtma, et see on nagu selline meie asi, mitte ei ole kuskilt justkui siis peale surutud. Ja muidugi on ka variant üldse mitte neid valdkondi valida, vaid lähtuda siis projektist, et näiteks kui ettevõtte poole mõni algatus pöördub, et siis vaadatagi selle pealt, et kas see kõnetab või mitte. Aga selle pluss, kui on ikkagi valitud konkreetsed valdkonnad, on siis see, et see on läbipaistvam süsteem toetuse soovijatele ja üldse avalikkusele ja ta on ka selgem sõnum. Ehk siis töötajad teavad, et need on need valdkonnad, millesse minu ettevõte panustab. Kliendid teavad seda ja siis ka laiem avalikkus. Ja kolmandaks on hea, et saab luua suuremat mõju nagu teatud valdkondades, selle asemel siis, et lihtsalt puistada näiteks oma toetusraha ja energia siis väga paljudesse erinevatesse projektidesse, et pigem siis ikkagi fokusseerida kõige olulisematele, mis selle ettevõtte jaoks on. Siis teiseks punktiks ma lisasin siia, et kui juba on mingid valdkonnad valitud, siis kindlasti peaks tagama, et see ettevõte ise oleks neis valdkondades täiesti eeskujulik. Et näiteks kui oletame, et üks ettevõte on siis valinud oma selliseks fookusvaldkonnaks võrdõiguslikkuse ja samal ajal ta enda ettevõttes on täiesti läbipaistmatu palgasüsteem ja juhid on kõik ühest soost, olgu nad siis ainult mehed või ainult naised, siis see ei ole usutav, et sa pead ikkagi ise ka seda nagu päris elus tegema, millest sa nagu kõneled ja mille eestkõneleja sa oled. Siis kolmandaks on hästi oluline kaasata ka oma töötajaid, et mis ma ennem ka mainisin, et töötajad peavad siis ka ikkagi kuidagi kaasa tulema sellega või see peab nagu kõigi asi olema, et see ei ole nagu niisuguse kitsa, ma ei tea, juhtkonna või siis selle konkreetse inimese vastutada, kes siis näiteks oletame, et mina on ju, et toetustegevuste juhina, et see peab olema ikkagi laiemalt organisatsioonis selline mõtteviis, et meie ettevõte on sotsiaalselt vastutustundlik. Ja viimase punktina ma lisasin siia, et hea oleks ka soodustada vabatahtlikku tööd ja kogukonda panustamist, et selleni jõuame kindlasti veel edasi. Ja muidugi neid punkte võiksin tuua välja veel ja veel, sellepärast et 3 punkti seal lõpus. Kui nüüd minna edasi siis Swedbanki juurde, siis selline laiem raamistik minu tööle on siin näha. Et ühelt poolt, millest Maris ka rääkis, on nagu taustal siis need ÜRO säästva arengu eesmärgid ja vastutustundliku panganduse põhimõtted ja teiselt poolt kindlasti Eesti ühiskonna väljakutsed, sest see on ju see keskkond, kus me tegutseme ja on oluline, et mis on siin meie inimestel põhilised mured ja kitsaskohad, et kus me saame siis lahendamisele kaasa aidata. Ja meie jaoks on siis need 3 toetusfookust siin näha, on rahatarkus ja haridus, ettevõtlikkuse edendamine ja jätkusuutlik ühiskond. Kui nüüd meie poole pöördutakse ja soovitakse näiteks, et me paneksime õla alla mõnele ettevõtmisele, siis esiteks me vaatame, kas see läheb meie toetusfookustega kokku, teiseks me vaatame, millist nagu mõju on võimalik siis selle algatuse toetamisel luua, et see peaks olema võimalikult laiapõhjaline, et me ei toeta selliseid algatusi, kus siis seda nii-öelda kasu saab siis väga kitsas kildkond inimesi või siis ainult üks inimene. Ja kindlasti alati tahame seda, et meie töötajad ja kliendid saaksid ka kuidagi kaasatud olla, et see on meie jaoks ka väga oluline. Ja nende säästva arengu eesmärkide raames on siis siin näha, et kuidas need siis suhestuvad meie toetusfookustesse. Ja kohe räägin siis kõikidest toetusfookustest natukene lähemalt ka. Esiteks siis rahatarkus ja haridus, et meie jaoks on oluline, et inimesed teaksid siis, kuidas oma rahaasjadega niimoodi toimetada, et saaks oma
unistusi ja eesmärke ellu viia, et niimoodi targalt siis rahaga ümber käia. Samamoodi me toetame Tagasi kooli programmi, et õpilastel oleks siis selline hea side praktilise eluga, et praktikud saaksid minna ka tagasi kooli, anda külalistunde, võtta vastu õppekäike, teha töövarjutamisi. Noored kooli programmi toetame samamoodi ja seal on eelkõige oluline siis selline see aspekt, et kõik Eesti lapsed saaksid väga hea hariduse, et noored kooliõpetajad lähevad just nendesse koolidesse, kus on kõige suurem väljalangemisprotsent. Ja siin kogumispäevikust ja podcastist ilmselt Mari-Liis räägib hiljem edasi, aga mainiksin veel ära siis koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga, et seal me aitame siis noortel programmeerimisõppega tutvust teha, et meie toel siis toimub Noored koodi algatus ja samamoodi siis eelmisel aastal viisime läbi seminari matemaatika-panganduses, et ikkagi veenda noori, kui oluline on matet õppida. Ja üldse sellised reaalteaduste populariseerimine on meile hingelähedane, et nagu näete siin ka ühe selle visuaali pealt siin Jaan Aru kutsub üles just tulema matemaatikaõpetajaks, et tegime ühe eraldi kampaania Noored kooli programmis just selle fookusega. Teiseks siis on meil ettevõtlikkuse fookus, et koostöös siis TalTechi ja Tehnopoliga asutasime Prototroni, mis on siis selline nutikate ideede rahastu, et kui teil endal on ka selline hea äriidee, mis vajab siis ka sellist tehnoloogia kasutust ja oleks vaja raha sellise esimese prototüübi väljatöötamiseks, siis 25. märts on tegelikult tähtaeg järgmises Prototroni voorus ja senise aja jooksul oleme siis hoogu andnud enam kui 1 miljoni euroga erinevatele uutele ettevõtmistele koos siis teiste asutajaliikmete ja rahastajatega. Siis algusest peale oleme kaasas olnud ka Startup Day ärifestivaliga, mis on minu meelest väga põnev kogemus olnud, et just startup kogukonda ka panustada ja ka augustis toimub järgmine Startup Day. Ja ma tean, et see on alati tudengite seas ka väga populaarne, nii et kui teil on võimalus, siis kindlasti tulge kaasa. Ja teist aastat me toetame Changemakersi programmi, mis toob siis noored sotsiaalse ettevõtluse juurde. Ja noored siis saavad teha turundusplaane sotsiaalsetele ettevõtetele, et nad jõuaksid siis oma eesmärkideni. Ja sel aastal me teeme koos Äripäevaga ka eduka Eesti konkurssi. Jätkusuutliku ühiskonna osas esiteks mulle, miks ma selle ülemise pildi siia lisasin, me tähistasime eelmisel aastal terviseradadega 15. sünnipäeva ja see on üks vahva raja hooldusmeister Rein ja meil on siis üle Eesti kokku 120 terviserada. Miks need omal ajal koos Merko ja Eesti Energiaga asutasime, oligi siis see, et tagada inimestele selline hea ligipääs tasuta ja igal ajal terviseradadele, et nad saaksid siis liikuda ja tervislikult elada. Ja terviserajad on jah selline algatus, mis on ajas nagu minu meelest aina ägedamaks läinud ja kuidagi sel aastal eriti selliseks populaarseks saanud ja eelmisel aastal samamoodi muidugi seoses koroonaga, et vähemalt õues ikkagi on siis hea seda vaimset tervist ka hoida, sest et liikumine ja vaimne tervis on väga omavahel seotud. Ja mainiksin kindlasti ära ka annetuskeskkonna Ma armastan aidata, mida me teeme koos Heateo sihtasutusega. Et siin on näha üks kampaania visuaal jõuludest, kus Ove Petersel siis aitas koguda annetusi varjupaikadele. Ja lisaks mainiksin ära Annetame aega algatuse, mille juurde ka veel tulen. Kuidas need algatused siis üldse meieni jõuavad? Et esiteks on
vahel vajadus siis selline algatus luua, kui seda veel ei ole, näiteks kui oli eelmine majanduskriis, siis oli tegelikult näha, et väga paljud inimesed on tõesti hädas ja ei suuda isegi tagada omale toiduvaru ja seega oli vajadus luua toidupank, kuhu me siis ka kaasasutajana appi tulime. Samamoodi oleme siis asutanud siin teised mainitud organisatsioonid koostöös teiste ettevõtete või organisatsioonidega. Siis teiseks praktiliselt igapäevaselt me saame tegelikult kirju vabaühendustelt või organisatsioonidelt, kes soovivad siis ühes või teises ettevõtmises abikätt. Kolmandaks korraldame ka taotlusvoore, näiteks annetuskeskkonda saavad siis organisatsioonid taodelda, et ligipääsu, et nad saaksid seal ka annetusi koguda või siis samamoodi on taotlusvoor noorte selliste liikumis- ja spordiprogrammide puhul, et kõigil on selline võrdne ligipääs. Ja osa algatusi on meil Balti riikides ka ühised, et näiteks seesama Noored kooli tegelikult on ka Lätis ja Leedus. Ja ma armastan näidata, on üks minu selliseid lemmikuid, muidugi kõik teised on ka väga armsad projektid, aga ma armastan näidata ja selline annetuskultuuri edendamine ja tõesti tahaks aidata kaasa sellele, et annetamine saaks selliseks loomulikuks osaks inimeste finantskäitumisest, et see on mulle väga südamelähedane. Ja siin on meil näha eelmise aasta statistika, et kõige rohkem annetavad inimesed laste ja tervisega seotud organisatsioonidele. Ja keskmine ühekordne annetussumma tõusis siis eelmisel aastal 27 eurole. Ja kokku kogusime siis eelmisel aastal üle 340 000 euro, millele siis lisandusid veel Swedbanki enda annetused. Töötajate kaasamisest ka, et kuidas siis töötajad saavad kogu selle ühiskondliku panustamisega kaasa tulla. Et esiteks meil on siis igal töötajal 2 tasustatud vabatahtliku tegevuse päeva aastas. Üks on siis selliseks meeskondlikuks heategevuseks ja me oleme pannud sellele algatusele nime Heategude suvi. Kohe räägin sellest lähemalt ja teine on professionaalne heategevus, ehk siis näiteks mina kui kommunikatsiooni ekspert saaksin siis mõnele heategevusorganisatsioonile appi minna ja aidata nendel näiteks nende kommunikatsiooni ja turundusplaani koostada. Ja meie töötajatel on täiesti vabad käed oma heategude valikul, ehk siis meie ei ütle, et sa pead minema tegema seda või teist, et me anname mingeid variante nagu ette, et mõte saaks jooksma hakata. Ja muidugi ei tohi see olla seotud kuidagi tema enda ettevõtmisega, et kui mul on vaja maal puud riita laduda, et siis leian ikkagi oma sõbrad, kellega koos seda teha. Ja heategude suvi on meil siis selline huvitav projekt, et saad meeskonnaga minna midagi südamelähedast tegema. Näiteks meie käisime oma meeskonnaga eelmisel aastal Viljandi loomade varjupaigas. Et käisime seal siis muru trimmerdamas ja natukene selliseid renoveerimistöid aitasime teha. Ja siin on meie Swedbanki kolleegide sellised tsitaadid, et mida selline heategude suvi siis nendele andnud on. Ja minu meelest on väga äge, et paljud inimesed on öelnud, et see on nagu midagi sellist, mis paneb neid uhkust tundma selle üle, et nad just selles organisatsioonis töötavad. Ja et organisatsioon nagu sellist asja siis nagu väärtustab, et just sellist vabatahtlikku tööd, siis hästi palju tuuakse ka välja seda, et see on nagu võimalus meeskonnaga teha midagi hoopis teistsugust, kui sa tavapäraselt teed. Nende heategude puhul iga meeskonnaliige saab ka hoopis mingi teise rolli, et ega juht ei ole seal enam juht on ja võib-olla seal hoopis keegi teine võtab liidri rolli, keegi teine võtab mingi kommunikatsiooniinimese rolli või korraldaja rolli ja kõik nagu niimoodi seguneb ja saad nagu korraks sellest töökeskkonnast välja tulla ja oma meeskonda hästi tundma õppida. Ja muidugi siis kogu see laiem kasu, et mis siis sellele, kellele seda heategu mindi tegema, et kui tema näiteks siis rõõmustab, et see ju toob samamoodi siis meile
rõõmu tagasi. Ja eelmine suvi oli teistsugune, et see oli ju ka veel ikkagi selline viiruse suvi ja seetõttu me tegime mõned kohandused, et soovitasime eelkõige õues teha heategusid ja alustasime ka hiljem ja väiksemates meeskondades tegime, aga ikkagi oli peaaegu 1000 Swedbankurit osalemas ja 106 heategu siis tõesti üle Eesti kõikides maakondades. Ja kõige populaarsem on meil käia siis Eesti terviseradadel radu korrastamas. Siin on ka näha meie privaatpankurid ühe pildi peal, kus nad siis läksid Järve terviseraja jõulinnakut korda tegema, et aitasid siis seal seda siin hakkehunnikus siis korda luua ja seda rada teha. Ja samamoodi oli väga populaarne ka Rally Estoniale vabatahtlikuks minek, aga tehti tõepoolest väga-väga erinevaid heategusid üle Eesti. Ja lisaks sellisele heategude suvele on siis see professionaalse vabatahtliku tegevuse päev ja seal näiteks, mida väga soodustame, on see, et meie inimesed läheksid tagasi kooli programmi kaudu külalistunde andma, näiteks praegu on rahatarkuse kuu ja me väga ootame, et inimesed läheksid siis rahatarkust jagama. Samamoodi Prototroni programmis on meie ettevõtete panganduse inimesed hindajateks ja mentoriteks ja on muidugi veel palju võimalusi, kuidas siis professionaalse heategevuse kaudu ka panustada. Ja koostöös Tööandjate Keskliiduga me lõime ka Annetame aega võrgustikku, et sinna me ootame kõiki ettevõtteid ja mitte ainult ettevõtteid, ka avaliku sektori organisatsioone, kes siis pakuvad oma töötajatele ka vähemalt ühte tasustatud vabatahtlikku tööpäeva aastas. Ja seal võrgustikus me jagamegi kogemusi, käime üksteisel külas, vaatame, kuidas keegi siis sellist vabatahtlikku tegevust oma meeskonnas ellu viib. Ja kuna see on karjäärimess, siis ma mõtlesin, et ma teen ühe slaidiga selle kohta, et mis see siis nagu igapäevaselt tähendab, et mida ma siis nagu päriselt teen. Et ühelt poolt ongi siis selline igapäevane sisuline tegevus kõikide nende programmidega, mida ma siin mainisin, et meie huvi on ju samamoodi, et kõikidel nendel programmidel läheks väga hästi, nad kasvaksid, nad jõuaksid oma eesmärkideni, saavutaksid selliseid uusi eesmärke. Teiseks kindlasti ka kampaaniate väljatöötamine, kas või need samad annetuskampaaniad või siis Noored kooliga, mis me viimati tegime, see loodus- ja reaalteaduste õpetajate leidmiseks kampaania. Ja muidugi on päris palju ka sellist paberitööd, mis tänapäeval ei ole enam sõna otseses mõttes õnneks paberitöö, sest see kõik on digitaalne, aga siiski selline eelarvestamine, lepingute koostamine, maksed, kõik selline asjaajamuslik pool siia juurde ja muidugi ka tulemuste mõõtmine ja raporteerimine ja siis koostöö meie Balti ja grupitaseme kolleegidega, mis iseenesest on väga vahva, sest on nagu inimesed, kes teevad sarnast tööd, aga teises riigis ja väga hea on tegelikult neid kogemusi vahendada ja üksteiselt õppida, sest et mitu pead on ikkagi mitu pead. Ja muidugi ka siis selline kõneisikuks olemine on ka minu roll, et siin on näiteks näha üks pilt, kus me Mari-Liis juhib kogumispäeviku podcasti ja käisime siis Urmo Kübaraga seal rääkimas annetamisest. Et ühesõnaga väga selline mitmekesine tööpõld on mul, et mina olen väga rahul. Aga minu poolt ongi kõik. Kas keegi tahab midagi küsida? Vaikus on kuldne. Siis ma annan Mari-Liisile sõna edasi. Nii, tere! Ma siis natukene erinen teistest eelkõnelejatest selle poolest, et mina olen Swedbankis töötanud juba 17 aastat ja olen eelnevalt siis töötanud privaatpanganduses investeerimisvaldkonna juhina ja tänaseks olen siis juhin rahaasjade teabekeskust.
ja ma võin küll öelda, et minul on unistuste töö, et ma olen väga rahul selle tööga. See on väga põnev ning selline võib-olla põhiline asi, millega ma tegelen, ongi siis eestlaste rahatarkuse edendamine läbi siis teen erinevaid uuringuid. Samamoodi on meil see kogumispäeviku Facebooki grupp, kuhu siis olemegi koondanud inimesed, kes tahavad oma rahaasjadega paremale järjele saada. Teen podcaste, siis samamoodi erinevaid artikleid ja neid tegevusi on nagu väga palju. Aga täna meie see põhifookus on siis rääkida, et kuidas alustada investeerimisega, sest see teema on praegu väga populaarne ja tegelikult see on väga palju ka seotud sellise jätkusuutlikkusega, et kuidas me siis oma rahaasju saame nii teha, et oleksime ka selles valdkonnas jätkusuutlikud. Ja millest ma täna räägin? Räägingi siis et millele tuleb mõelda enne, kui teed esimese investeeringu. Investeerimisega alustamise peamised takistused ja kuidas nendest üle saada ning kuhu siis investeerida. Siin illustratsiooniks ongi kõrval üks kogumispäeviku podcast, mis räägib, kuidas üldse alustada investeerimisega, et kui täna te kõiki juttu ei jõua nii-öelda ära kuulata, et siis kindlasti võite sealt lisa saada. Aga millele siis tuleb mõelda enne, kui teed esimese investeeringu? Võib-olla ma ütlen ka, et kui te kuulate seda, et tekib mingeid küsimusi, et võib ka vahele küsida või sinna näiteks kirjutada ja saame ka pärast need läbi vaadata. Tegelikult on see, et raha on vaja, et ega muidu ei saa alustada investeerimisega. Ja kuna kuulajaskonnas on enamus siis tudengid, siis eelmisel aastal viisime läbi ka uuringu tudengite seas ja näitan teile ka neid tulemusi, et väga paljud tudengid käivad tööl üle 60%, küll aga on ka paljudel veel vanemate toetust või kasutatakse stipendiumi ja väike osa 6% kasutab ka laenu ehk sissetulek on olemas. Nüüd on küsimus, et kui suur? Suurus on toodud siin slaidil kenasti, aga kõige rohkem jääb ikkagi vahemikku 500 kuni 700 eurot. Ja kuhu see raha siis kulub? Kõige rohkem kulubki ikkagi toidu ja kommunaalide peale ehk enamus selline 50% sissetulekust. Ja mis siin nüüd võib-olla on oluline, siin hetkel ei ole sellist rida nagu säästurida, aga uuringus selguski, et 40% tudengitest säästavad regulaarselt ehk suudavad ka sellise sissetulekuga raha kõrvale panna. Ja ma arvan, et loomulikult, kui on sissetulek väiksem, siis on võib-olla keerulisem säästa, aga tegelikult on tegemist ikkagi mõtteviisiga, sest kui ma töötasin näiteks privaatpanganduses, kus mõnel kliendil oli sissetulek näiteks 5000 eurot, siis tihti juhtus ka temal niimoodi, et kuu lõpuks oli raha otsas. Et siin ei ole isegi võib-olla küsimus nii palju, kui sisse raha tuleb, vaid mõtteviisis. Ja kuidas siis oma nii-öelda unistuste täitmiseni jõuda? Et tegelikult kõik hakkab jällegi nende eesmärkide panemisest ja seadmisest. Et kuhu ma tahan jõuda, mis on minu eesmärk, kas ma tahan saada finantsvabaks, kas ma tahan teha tööd siis, kui ma teen, mitte nii-öelda 8–5. Et just, et panna see eesmärk, nii-öelda suured eesmärgid ja väiksed eesmärgid, et kas või alustada nii-öelda väikestest eesmärkidest, et tahan näiteks omale uut kodu või siis tahan omale, ma ei tea, mingit remonti teha või veel väiksemad, et osta uut telefoni. Siis selleks, et aru saada, et kus ma täna oma rahaasjadega olen, peadki vaatama, et mis mul need tulud ja kulud üldse on. Vaatama nendele rohkem sisse, et mõne slaidi pärast räägin sellest ka natuke täpsemalt. Seejärel ongi siis leiad koha, kust on võimalik siis säästa ja seejärel tuleb tegelikult alles investeerimine, et need sammud tuleb enne ära teha, enne kui investeerimiseni jõuda. Ja kui me räägime eesmärgist, siis eesmärk peab olema konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ehk siis minu jaoks väga oluline. Kui ta ei ole oluline, siis ma tegelikult ei hakka selle jaoks pingutama. Ja ajastatud ehk seal on kindel tähtaeg, millal ma olen selle saavutanud või millal ma tahan seda saavutada.
Toon näite heast ja halvast eesmärgist. Näiteks halb eesmärk, tahaks millalgi teha oma ettevõtte. Nii, ma tahan teha oma ettevõtte aasta pärast. Mul on vaja selleks näiteks algkapitali 1000 eurot. Selleks ma pean säästma igas kuus 84 eurot ja siis ta ongi nii-öelda, ja see peab muidugi mulle oluline olema. Et just, et hästi konkreetsed eesmärgid. Ja hästi hea on, kui see on kuhugi kirjutatud või joonistatud ja on sul nähtava koha peal, et siis sa saavutad ka kiiremini. Eelarve siis, ehk siis võib-olla sõna eelarve nii hea ei olegi, et mulle endale meeldib rohkem selline kulude-tulude analüüs ja planeerimine, et tõesti vaatad üle, et kuhu sul see raha nagu kaob. Ja seda on siis võimalik teha, tegelikult pangad pakuvad erinevaid võimalusi, neil on kohe olemas need näitab ära, kui palju sa oled kulutanud toidu peale, kui palju meelelahutuse ja nii edasi. Või siis teine asi võtta kasutuse vana ja Excel või kasutada äppe. Need äpid on ka, mis siin on toodud väga mugavad, lihtsaks tehtud. Või siis näiteks, kui te kasutate ka sularaha, hoopis panna paberil pliiatsile kirja, et igaüks saab leida erineva. Ja Swedbankal on ka väga hea see rahakoguja, kus siis iga kaardimaksega pannakse väiksed sendid nii-öelda kõrvale kogumiskontole, et märkamatult koguneb sinna täitsa arvestatav summa. Nii, säästmine ja kogumine ehk siis seesama, et natukene mõelda, millised mu harjumused on, et kas on võimalik neid natuke muuta, et saaks raha kõrvale panna. Sest kui me plaanime, et me kuu lõpus, kui midagi jääb üle, siis panen kõrvale, see tavaliselt ei tööta, ei jää midagi üle. Pigem nii kui palk või siis sissetulek laekub, on mõistlik panna see raha kohe, mida sa tahad nii-öelda säästa teisele kontole või hoiusele, et panna nii-öelda kõrvale ja kasutada seda raha, mis siis alles jääb. Siis on kindlasti põhiartikkel, nii nagu ka uuringust välja tuli, on see toit. Et vaadatagi üle, kuhu ma toidu osas nagu raha panen, et kas ma käin väljas söömas või näiteks ma käin väga tihti poes asju ostmas, ehk natukene planeerida, kas siis nädalamenüüd või käia nii-öelda sellise toidulistiga poes, et sellised lihtsad asjad, mida me ka tihti teame, aga me ei tee. Et seda võiks proovida. Ja jällegi, seda eesmärk on oluliselt lihtsam saavutada, kui sa ümbritsed ennast inimestega, kes mõtlevad samamoodi. Kui see ümber on kõik nii-öelda kulutajad, siis ongi väga raske hakata säästma. Aga näiteks seal kogumispäeviku Facebooki grupis ma olen päris tükk aega seal juba olnud, tekib selline tunne, et kõik säästavad, kõik mõtlevad, kõik suudavad leida neid kohti, kus lisaraha teenida. Et see paratamatult, mis on väga hea, muidugi aitabki kaasa ka minu enda harjumuste muutmisele. Ja mis on oluline, et tihti räägitakse, et vaata üle oma kulupool, aga tegelikult võiks vaadata, et teete noored inimesed just oma tulude poolt, et kas ma näiteks investeerin rohkem oma haridusse, õpin mingi uue oskuse juurde, mida ma hiljem saan sealt raha teenida või juba täna on tegelikult mul see oskus olemas, et praegu, kui need distantsõpped on, ma tean, et paljud põhikoolide lapsevanemad on hädas, et lapsed ei saa hakkama oma õppimistega, et näiteks anda hoopis neile tunde, aidata järgi neid või siis oskate pilli mängida, saate pilliõpet pakkuda, osa võtta küsitlustest, neid võimalusi on hästi palju, et lihtsalt korra nagu läbi mõelda. Ja vahel me ei märkagi, kui me teeme päris tihti selliseid väikseid oste, et mis see 2 eurot on, et ühe kohvi või siis, ma ei tea, energiajoogi. Ja kui palju see tegelikult kuus teeb juba 40 eurot, mida saaks säästa või kas või poole vähem tarbida, et juba 20 eurot saan nii-öelda kõrvale panna kogumisse või siis investeerimisse. Et kui nagu soovi on, siis neid kohti ikkagi leiab. Nii, ja kui siis, millal siis alustada investeerimisega? Kui sul ongi kogutud juba 6 kuu kulutuste ulatuses selline säästupuhver, et sa juba tead, kui palju sul tavaliselt kuus kulub ja et sul oleks selline väike puhver, et kui, ma ei tea, sissetulek kaob ära või sul tuleb mingi ootamatu väljaminek, ma ei tea, külmkapp läheb katki, et siis sul on see selline puhvriraha olemas ja nõus, et see ei kasva, aga selline turvatunne või meelerahufond peab olema. Siis üldse, miks tasuks siis investeerida, on seesama, et
et sa soovid, et see ostujõud suureneks või vähemalt säiliks, et kui sul see raha on olemas, sest inflatsioon teeb oma töö ja siis ongi see, miks on võib-olla mõistlik investeerida. Üks argument on kindlasti see, et kasvatada raha ostujõudu. Ja kolmas asi, et alusta, mida varem sa alustad, seda parem, sest liitintress töötab sinu kasuks. Ehk siis sinu nii-öelda raha, mis oled investeerinud, see omakorda veel võimendub. Ehk hakkab jällegi lisasissetulekut sulle andma. Ja kõige lihtsam ongi teha see esimene samm, alusta enda harimisega. Tihti tekib see, et see investeerimine on nii keeruline, ma ei saa aru, seda infot on nii palju, aga võta väiksed sammud, et loe kas või esimene raamat läbi, hiljem ma näitan ka neid raamatuid, et siis on võimalik nii-öelda juba saad sellest maailmast aimu. Nii, aga mis on siis põhilised takistused, miks inimesed ei investeeri, võib-olla hakanud veel investeerima. Et põhiline takistus ongi seesama halvad harjumused. Ehk me oleme harjunud niimoodi tegema. No see on sama, mis spordiga, et aasta alguses ma nüüd sellest aastast hakkan hoopis teisiti. Ma hakkan trennis käima, ma hakkan tervislikult toituma. Ma muudan oma rahaasjad nii-öelda paremale järjele. Ja siis ma ei tea, 1 või 2 suudad teha ja siis ei jaksa tegelikult ikkagi. Et just teha neid väiksed sammud, muuta see rutiiniks ja siis need muudatused tulevad. Ja samamoodi see aja leidmisega, et kõigil on meil väga kiire, et seesama raamatu lugemisega, et kas või 1 leht igal õhtul, ja nii see raamat läbi saabki. Ja kõigepealt maksa endale tähendabki seda, et kui sissetulek tuleb, pane kohe teisele kontole ära. Keeruline. Et siin ongi see, et leia mõttekaaslasi. Kindlasti teil on, ma ei tea, sõpru või on kursusekaaslasi, kes soovivad samu asju teha, kes mõtlevad samamoodi. Saab osa võtta erinevatest kursustest. Tänapäeval on väga populaarsed need podcastid, mida kuulata. Ja enam ei ole ka, ütleme, vaja suuri summasid, et investeerimisega alustada. Et kui varasemalt olid need tehingutasud päris kõrged, siis tänaseks on turul nii palju muudatusi toimunud, mis on nagu väga-väga tore. Ehk on võimalus kas või 1 euroga investeerida, kas või 10 euroga, et tehingutasud näiteks aktsiate ostmisel või fondide ostmisel ongi Swedbankis juba nii-öelda 0 eurot. Sa ostad Balti börsilt aktsiaid, ost on 0 eurot, müük on 0 eurot, hoidmine on 0 eurot, et see ei ole enam nii-öelda kallis, see on kõigile kätte saadav. Ja esimesed tehingute kodu lähedal ongi see sama, et võib-olla enne kui lähed USA aktsiaid ostma, et on mõistlik alustada Eesti turult näiteks, et sa tead neid ettevõtteid, sa saad aru, sul on see info nii-öelda käepärast, et kuskilt nii-öelda alustada pihta hakata. Ja kolmas, ma arvan, kõige suurem ongi see hirm, et hirm kaotada raha. Ja see ongi üks põhjus, et jah, investeerimisega kaasnevadki need riskid ja sellepärast ongi oluline, et sul oleks see säästupuhver ja et see raha, mida sa investeerid, ei oleks selline lühiajaline, sest aktsiaturud liiguvad üles-alla ja sul võib juhtuda täpselt see, et siis kui sul seda raha vaja läheb, on tegelikult just su investeeringud miinuses. Siis ongi mõistlik enda jaoks ka läbi mõelda seesama, et mis see kõige hirmsam asi on, mis saab juhtuda. Ja ma hiljem natuke näitan statistikat ka, et jah, 1 aktsia puhul tõesti on võimalik see, et see lähebki pankrotti. Aga küsimus ongi, kui suurte summadega sa investeerid ja et need investeeringuid hajutada. Siis mõistlik on regulaarselt investeerida, et just oleks selline järjepidevus ja sa ostadki erineval ajahetkel neid aktsiaid erineva hinnaga. Ja jällegi, kui on näiteks turg 10% kukkunud, siis saad ikkagi 90% võidust, sest muidu sa oleks kogu selle raha nagu nii ära kulutanud. Siin on üks näide ka SP500 ehk 500 suurimat USA ettevõtet, nende aktsiate nii-öelda indeks. Et kuidas see siis ajalooliselt liikunud on, et siin ongi näha, et on sellised tipud ja on sellised järsemad langused, tihti ongi see kasvuperiood on pikem ja langused on päris järsud. Ja tihti küsitakse, et nii, millal siis õige aeg on investeerida, et siit graafikult on ju väga hea öelda, et näed, siit põhjast hakkan investeerima
ja siin, ma ei tea, tipus müün maha, võtan kasumi välja, ootan, siis panen uuesti raha sisse, aga tegelikult me ei tea seda, mitte keegi ei tea, mis siin nii-öelda järgmiseks juhtuma hakkab. Jah, me teame, et aeg-ajalt turud langevad ja me teame, et pikaajaliselt kõik ettevõtted soovivad kasumit teenida, ehk turud tõusevad, kui sa pikaajaliselt investeerid. Ja sellepärast ongi mõistlik regulaarselt seda teha. Aeg, seesama, mida pikemalt sa investeerid, seda rohkem võid sa kindel olla, et sa jääd plussi. Ehk siin samamoodi on toodud SP500 indeksi põhjal ajaloolised tootlused erinevatel perioodidel. Et kui näiteks 9 aastaks investeerid, siis võid kaotada 39% või 61% võita. Ja keskmiselt selle perioodi jooksul, 40-50 aasta jooksul on siis olnud see 13,20. Kui aga me vaatame näiteks 5 aastat, nii-öelda võetakse 5-aastased perioodid, et siis jällegi kõige madalam -4 ja nii-öelda selle 5-aastase perioodide jooksul kõige rohkem on siis teeninud 30% ja keskmiselt on see tootlus 11,9. Kui me nüüd ajas läheme edasi, on sellised 10-aastased perioodid, siis ei ole olnud perioodi, kus selle konkreetse indeksiga oleks jäänud miinusesse. Ehk sa 10 aastat oled investeerinud ja sa ei ole jäänud miinusesse. Ja nii-öelda see keskmine tootlus on siis 11%. Et ma arvan, täna selline aktsiaturgude puhul võikski selline 10% läheduses tootlus olla. Aga jällegi, sõltub ju kuhu te investeerite, riskid on erinevad, üksikaktsiatel on hoopis teine risk. Kuhu investeerida? Palju võimalusi. Et ühed ongi siis need nii-öelda väärtpaberid, aktsiad, võlakirjad, hoiused, investeerimisfondid, aga on ka alternatiivsed investeeringud. On siis näiteks kunst, kuld, väga populaarne on kinnisvarasse investeerimine, üürikinnisvara just, erinevad toorained, ühisrahastus, krüptovaluuta pigem on spekuleerimine, et seevõrd niivõrd võib-olla investeerimine ei ole. Aga ma ise täna võib-olla keskendun rohkem väärtpaberitele ja siin on ka ära toodud riski ja tootluse vaheline suhe, ehk mida rohkem sa tahad tootlust saada, seda rohkem riski sa pead võtma. Ja kui varem võib-olla väiksema riskiga sai suuremat tootlust kui täna, siis ongi see olukord oluliselt muutunud, et sa pead oluliselt rohkem võtma riski, et üldse sellist tootlust saada. Ja vaatame, võimalused siis on väärtpaberite osas. Aktsiad. Et aktsia on siis, nii-öelda sul on osa ettevõttest, sa oled nii-öelda osanik seal ja sa saadki osa ettevõtte siis kasvust, on see siis aktsiahind näiteks kasvuettevõtted. Ja kui sa pole maha müünud, siis otseselt nii-öelda kasumit kätte pole saanud. Teine variant on see, et on mis on juba, ma ei tea, suured ja enam millega üle, ehk nad maksavad välja dividende. Siis sul on võimalik saada kas siis kord aastas, mõned ettevõtted maksavad mitu korda aastas saada dividendi, ehk sellist passiivset iga aastast või kvartaalset sissetulekut. Jah, kui nüüd ostad üksikaktsia, ettevõte läheb pankrotti, siis sul ei ole ka midagi nagu, sa võidki kaotada kogu investeeringu. Aga näiteks fondideni ma jõuan hiljem natukene. Nii, võlakirjad, võlg, võlakiri ütlebki juba seda sama, et sa oled nii-öelda nagu võlgu andnud. Et kui ettevõte soovib näiteks raha, ta tahab mingi uut investeeringu, võimalus ka võlakirju välja anda, et tal on võib-olla sellised vabamad käed, kui ta võlakirjad annab. Ütlebki nii, 5-aastane võlakiri, 5 aasta pärast nii-öelda saad oma raha tagasi ja jooksvalt maksab ta siis selliseid kupongimakseid ehk nii-öelda intressi sulle selle eest, et sa talle raha laenasid. Et kui sa ostadki sellise võlakirja, üksik võlakirja, mis siis näiteks 5 aastat hoiad, siis sa saad kohe teada, kui palju see tegelikult see aastane tootlus on. Võlakirjade võib-olla see miinuspool on see, et tootlus on aktsiatest ja
need sisenemissummad on ka, ütleme, oluliselt suuremad kui aktsiate puhul. Et on siin 1000 eurot või 10 000 eurot või siis pigem on need ettevõtetele mõeldud 100 000 sisenemisega. Investeerimisfondid, et tegelikult on ju küsimus jälle ajas, et kui palju mul on aega sellesse või investeerimismaailma. Et kui mul ei ole aega ja mul nii palju tahtmist ei ole, siis on väga hea lahendus investeerimisfondid ja seal on juba see, et on juht olemas, kes siis konkreetselt seda fondi juhib, terve meeskond, kes jälgib aktsiaturgude liikumist, teeb otsuseid, ehk siis nii-öelda usaldada raha teiste kätte. Mis selle võib-olla selline teine pool ongi see, et nad on natukene jooksvad tasud on kallimad kui ise investeeringuid tees, et seesama sa ostad seda teenust sisuliselt. Aga üldiselt on nad rohkem hajutatud kui üksikaktsioon, et sa ostad näiteks aktsiafondi, siis seal võib-olla on 300 erinevat aktsiat. Et siis sa saadki olulisemalt laiema portfelli hajutatuse. Siis võib-olla isegi viimased, ma ei tea, 7 aastat on väga populaarsed indeksfondid ja indeksfondide puhul, et ka jällegi on nii-öelda kokku pandud fond, mis järgib mingit indeksit, näiteks seesama SP500 indeksit või mingit biotehnoloogia indeksit, et erinevaid indekseid jälgivad ja seal sellist fondihaldurit ei ole, kes siis valib, et turud praegu kukuvad või praegu on telekommunikatsioon või meditsiin selline tõusev ala, et seal selliseid muudatusi ei tehta. See on nii-öelda passiivne ja sellest tulenevalt ongi need tasud madalad, ehk siis jooksvad tasud, mis siis fondi seest natukene seda tulu ära söövad. Ja sellepärast ongi nad väga populaarsed, ehk sa liigud tegelikult turuga kaasa ja saad jällegi sellise suurema hajutatuse. Mõne sõna väärismetallidest, kinnisvarast ja metsast ja kunstist, et nende puhul on tihti see, et sa pead olema selle eriala spetsialist. Ehk kui sa ikkagi metsa investeerid, sa pead aru saama, kuhu on mõistlik investeerida, mis on selle perspektiiv, kunstiveini puhul samamoodi ja ütleme ka kinnisvara puhul on see suur sisenemistasu, et kui sa tahad kinnisvara osta, siis kindlasti peab sul see oma finantseering olema või siis kogu see raha olemas olema, sõltub, kuidas need võimalused on. Et nii-öelda võib-olla ta ei ole regulaarseks investeerimiseks parim variant. Nii, ja nüüd tekib küsimus, et aga kuhu või kuidas, kui ma seda raha nüüd panen siis, et siin on selline väike spikker, et vaatad, kui vana sa oled ja kui palju ma pean siis võlakirjadesse võiks panna või kui palju aktsiatesse. Ja tegelikult, mida noorem sa oled, seda rohkem sa võid riski võtta, sellepärast, et see ajaperiood on väga pikk. Küll aga on siin inimesed on väga erinevad, et on jällegi võib-olla mõni 20-aastane, kes ta ei taha jääda ühestki oma sendist ilma või ta ei ole valmis kaotama rohkem 10%, et siis tulebki vähem riskantsem asi võtta, et tänapäeval ongi need väga head fondid, näiteks meil on samamoodi fondid või roburifondid, kus on näiteks 30% aktsiaid, 60% aktsiaid, et sa saad ise validagi sellise fondi, kus see jaotus on juba tehtud. Ja mis meil puudutab veel, et kuidas ma tean, et kui riskikartlik ma olen, et pankadel meil samamoodi on investeerimisnõustamine või saab teha ka internetipangas, lihtsalt läbige need põhilised küsimused ja sa saad juba sealt vastus, et kui riskialdis sa oled. Alati on küsimus muidugi nendes summades, et sealt võib tulla, et ma olen konservatiivne, aga kui ma panen sinna, ma ei tea, 10 eurot kuus, et siis tegelikult ma võin oluliselt rohkem riski võtta. Siin on üks näide regulaarse investeerimise kohta. Et ma räägin võib-olla lahti nii palju, et 2 varianti, et korraga summa või sa hakkad igakuiselt investeerima. Et kui sa nii-öelda seda summa paned korraga, siis kui turg langeb ja 2 aasta pärast jõuab tagasi jällegi 10 eurot, siis sisuliselt oled sa nullis olnud selle investeeringuga. Aga kui sa hakkasid regulaarselt investeerima, siis kui see osaku hind langeb, siis sa saad alati rohkem osakuid selle sama 100 euro eest. Ja kui turg on näiteks 55% langenud,
siis see, kes siis korraga raha pani, on kaotanud 55%, on kaotanud 55% ja see, kes nüüd regulaarselt investeeris iga kuu 100 eurot, see on ainult 34% kaotanud, sest ta ostis ka odavamalt. Ja regulaarse investeerimise puhul, kui osaku hind on 6,5 euro juures või aktsiahind, siis regulaarne investor on juba nullist tagasi, hakkab siit punktist alati edasi kasumit teenima. Ja see ongi võib-olla kui turud kõiguvad, selle võlu, et sa regulaarselt investeeriksid. Sama pensionifondidega, et miks on hea sedasi regulaarselt investeerida, on see sama näide siin, et sellise järjepideva investeerimisega tulemused on oluliselt paremad. Nii, mis siis on investeeringute valimisel oluline või mida silmas pidada? Sellised 4 suuremat asja, et see sama aeg, et kui palju ma olen valmis panustama, kas ma tahan ise sellega tegeleda või ei soovi või ma tahan, et tahaks investeerida, aga tegelikult ma tahan oma õpingutele keskenduda ja mind see väga see teema ei huvita. Siis ongi see, et sa saad juba valida mõne fondi ja lihtsalt paned sinna regulaarse makse. Tehingutasud, seesama, et kui suured on ostukulud, müügikulud, hoidmiskulud. Et see on oluline läbi vaadata ja läbi mõelda, et ma ütlengi, et praegu võin julgelt öelda, et aktsiatesse Balti börsil tasuta, fondidesse üle globaalselt, mis meie pakume, robotfondid on tasuta ja hoidmine on ka tasuta, et super hea võimalus. Siis maksud. Maksude osas ma kohe räägin ka, et see tuleb kindlasti läbi mõelda, et üks on see, et kui sa investeerid Eestisse, teine on see, kui sa näiteks USA-sse investeerid, et see maksukeskkond on erinev ja näiteks USA puhul peetaksegi 13 või sõltub siin 15% makse kinni. Ja nii nagu ma ütlesingi, hoidmis- ja halduskulud, et mis need jooksvad kulud siis on. Maksude koha pealt, et üldse nii, soovin nüüd tahangi hakata investeerima, mis ma siis tegema pean? Et esimene asi ongi avada endale väärtpaberikonto, kuhu peale siis on võimalus osta neid erinevaid instrumente. Siin on ära toodud ka investeerimiskonto. Investeerimiskonto on mõeldud selleks, et sa saaksid oma makse edasi lükata. Et kui sa teed erinevaid investeeringuid ja kohe seda raha ei vaja, siis kui sa ei võta sealt kontolt rohkem välja raha, kui oled sisse pannud, siis sa makse maksma ei pea. Investeerimiskonto puhul tegelikult on tegemist tavalise arvelduskontoga, mis on siis seotud selle konkreetse väärtpaberikontoga. Et nii-öelda, ma arvan, et kui te sinna hetke jõuate, et siis on teil mõistlik tegelikult lugedagi investeerimiskonto kohta, lihtsalt neid põhiasjad ära. Aga mida meeles pidada, avad väärtpaberikonto, arvelduskonto ja saad hakata investeerima. Teine võimalus on ju investeerida läbi juriidilise isiku. Mis siin on plussid võib-olla on see, et kui sa tahad erinevaid investeeringuid teha, et ongi näiteks veel krüpto ja siis ma ei tea, kinnisvara, üürituluga, et erinevaid selliseid tululiike, et siis võib-olla on mõistlik läbi juriidilise keha seda teha. Mõne sõna erinevatest riskidest ka, et ühest ma juba rääkisin, seesama, et aktsiahind võib kukkuda. Võlakirjade puhul on see, et ettevõte, kellele te laenasite raha, võib pankrotti minna. Likviidsusrisk tähendab see, et üldiselt kui me ostame siit, ma ei tea, Tallinna börsilt või suurematelt börsidelt tavaliselt seda probleemi ei ole, aga näiteks ettevõte läheb börsilt üldse minema, et siis sul võib tekkida see, et ma ei saagi maha müüa või ma pean otsima inimesi, kes mul selle ära ostab. Valuutarisk on see, et kui teedki näiteks dollaris oma investeeringu, ja dollari kurss langeb, et sa küll näiteks see aktsia tõuseb 10%, aga dollar näiteks väärtus vähenes 4%, siis sina tegelikult saad ainult 6% kätte. Krediidirisk, jah, sellest ma ütlesin ka, et võib maksejõuetuks muutuda ja intressimäära risk, see on juba ka võlakirjadega seotud, et ei hakkaks võib-olla nii keeruliseks minema. Ja kuidas siis hajutada neid riske, ongi seesama jällegi investeeri pikema perioodi jooksul, ära pane mune kõike ühte korvi, hajuta erinevate instrumente lõikes, et näiteks, et vaatad, et tahaks arenevale turule investeerida, et Hiinasse võid investeerida, aga võid ka sellisesse
indeksisse investeerida, mis katab kõiki arenevaid turge, et mitte ainult ühte näiteks. Ja saad hajutada regioonide lõikes samamoodi. Et kokkuvõtteks, et mõtle üle, kas sul on nii-öelda selline meelerahufond olemas ja siis saad hakata investeerima. Kui palju sa oled nõus riske võtma, kui palju oled nõus aega panustama, siis konkreetsed sammud ongi see, et kui seal ikkagi tekivad sellised küsimused, ma väga soovitan helistadagi investeerimistukke näiteks, kus siin aidatakse, nõustatakse, kuidas siis alustada ja kui sul on küsimusi, et siis kindlasti saate sealt tuge. Aga samm ongi siis see, et avad endale näiteks uue arvelduskonto, uue väärtpaberikonto, seod oma vahel kenasti ära ja siis mõtledki, et kelle juures ma seda teen, millises pangas, kodupangas või mitte kodupangas. Ma arvan, selle otsuse võiks teha selle baasilt, et tehingutasude baasilt. Siis ja mugavus ka kindlasti. Ja pane paika ka selline oma investeerimisstrateegia või et kuidas või miks või mida ma ostan, et siis aeg-ajalt on hea üle vaadata, et kui näiteks turud langevad, et miks ma ikkagi sinna ettevõttesse investeerisin, kas midagi on muutunud või see on lihtsalt üldine majandusseis, mis langeb. Ja väldi tüüpvigu, liigne enesekindlus, emotsionaalsus, et see on täpselt, et kui kõik ajalehed kirjutavad, et kõik müüvad, veri on tänavatel, kõik on halvasti, siis tegelikult peaks tekkima peas küsimus, kuidas saavad kõik müüa, keegi peab ju ostma neid ka. Et siin ongi see, et jää nii-öelda endal kindlaks, jätka investeerimist, see läheb üle, et lihtsalt ära müü siis seal põhjas neid aktsiaid ära. Armumine ongi siis seesama, et võib-olla mõnda ettevõtte aktsiasse armuta ära ja ei taha müüa, kui isegi näiteks aktsia ettevõttel enam hästi ei lähe ja ei ole ka tuleviku perspektiivis ja ikka hoiad, et äkki saaks tagasi nulli või kuidagi nii, et sellest tuleb ka hoiduda. Nii, ja soovitused, et kus siis leida seda lisainfot, et raamatud, siin on võib-olla sellised 3 head raamatut, raamat, kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse, siis Robert Kiyosaki, Vaene isa, rikas isa, see pigem on selline mõtteviisi küsimus, et kuidas ma mõtlen. Jaak Roosaare, rikkaks saamise õpik, väga hästi jälle erinevatesse, kuidas on võimalik erinevatesse instrumentidesse investeerida. Siis võite kuulata podcaste, kogumispäeviku podcastid, et seal samamoodi et lihtsad lood, kuidas inimesed on siis saanud finantsvabaks, millele võib-olla üldse tähelepanu pöörata ja ka mõtteviisi teemal või näiteks viimane oligi hoopis tulude deklareerimise teemal. Siis võid liituda erinevate Facebooki gruppidega või Instagramiga, seal samamoodi otsid üles kogumispäeviku või on ka finantsvabaduse grupp ja teisi selliseid gruppe ja foorumid, et meil endal ongi kukkur.swedbank.ee, kus on ka erinevad artiklid ja sellist väärt info. Ja loomulikult, kui soovid alustada, siis Swedbanka lehele säästmine, investeerimine ja sõna. Ma vaatan, et mul mõni minut on veel aega näita, kuidas need esimesed sammud siis on või kuidas see internetipank nagu välja näeb. Et siin ongi eraisiku pank, säästmine, investeerimine, valisid uus konto, siis ongi see, et uus väärtpaberikonto. Võtsin teenindavaks arvelduskonto. Võiks näiteks olla selline uus arvelduskonto, mitte see, mida sa igapäevaselt kasutad lihtsalt, et kui sa tahad seda võtta, on pärast võimalik seda teha, et seda sa ei pea kohe tegema, järgmine aasta sa pead otsustama lihtsalt, et kas sa võtad kasutusele või mitte. Ehk siis siin saad ära siduda. Siis näiteks, kui sa soovid aktsiat osta, validki säästmine, investeerimine, aktsiad ja siit edasi tuleb veel terve suur aktsiate nimekiri. Siin on ka analüütikute soovitused ja tegelikult erinevad turud, mille kaudu on võimalik siis investeerida. Aga võtame näiteks, et tahangi Tallinna 100 aktsiasse investeerida, vajutan osta, siis avaneb mul selline aktsiaorder, kus siis ongi näidatud viimane hind, valin ise ostan, panen koguse. Need on siis täistükkide kaupa tuleb osta. Ehk siis, ma ei tea, tahangi
18 euro eest osta, siis ongi 10 tükki. Siis siin on juba nii-öelda automaatselt ära toodud väärtpaberikonto vaba jääk ja siis sul on võimalus valida, kas ma tahan limiithinnaga või turuhinnaga. Limiithind tähendab see, et ma ütlen, et ma tahan osta 1,8-ga ja see ost toimub ainult siis, kui see hind langeb 1,8 peale. Aga turuhinnaga on see, et hetkel, mis siis keegi pakub ja mis hinnaga, et tehaksegi nii-öelda parima hinnaga sulle kiirelt ja koheselt ära. Ja kui panna limiithind, siis sa võid panna siia valida kuupäeva, kui kaua ma ei tea, nädal aega või kuu aega ja mingit lisatasu sellele ei lisandu. Nii, aga fondide osas, et tegelikult on täna selline eriline päev, kus taaskord meil tulid pakkumisse sellised roburifondid, 4 erinevat fondi siin, pildil paremal pool 4 esimest, et hästi madalate kuludega hajutatud fondid, kus siis me just lähtume ka sellisest jätkusuutlikkusest ja et kõik need, mida Merje ja Maris enne rääkis, et lähtume kõikidest nendest printsiipidest. Ja lisaks sellele nüüd siis eelmisel kuul tulid need ülejäänud roburifondid, mis on, ma arvan, Eesti turul kõige soodsamad fondid. Ostmine tasuta, müümine tasuta, hoidmine tasuta ja jooksvad kulud, mida siis fondide ja ka ETF-ide puhul ehk siis nende passiivsete fondide puhul jälgitakse. Nii madalate kuludega fonde ei ole teadaolevalt. Ja fondide puhul on ka, et sa saadki panna tegelikult regulaarselt, et iga kuu alguses või ma ei tea, 10. kuupäeval, ma ei tea, ostad 10, ma ei tea, 50 euro eest näiteks investeeringi mingisse fondi, et saadki ise valida, mis sektor sind huvitab või mis riik või siis ongi nii-öelda sellised segafondid, kus on, mis siin näiteks taga, näiteks Swedbank Savings Fond 30 tähendabki seda, et 30% on aktsiatesse üle ja nad on võlakirjadesse. Praegu nendel on ainult tootlusi veel näidatud ei ole, sest nad on alles lansseeritud fondid, siin on ainult 1 päeva muutus. Ja võib-olla korra siin selle sama jätkusuutlikkuse poole pealt, et ongi, nad on siis sellised fondid, mis toetavad taastuvenergia tootjaid ja samamoodi kõik need muud Pariisi kokkulepetest kinnipidamised. Nii, aga mina nüüd uristasin oma need mõtted teile edasi. Kas teil on küsimusi? Et kui ei ole, et siis ma annan Kristiinile edasi. Ma jagan teile ka slaide, et räägiks teile natukene ka praktikast Swedbankis, et natukene teise teemasse üleminek, aga ma arvan, et väga põnev teema, millest tudengina kuulda. Ja mina ise alustasin ka samamoodi Swedbankis praktikandina 2017. aastal, et ütlen nii, et see on üks parimaid võimalusi, kuidas oma karjääri üldse alustada. Aga ma võib-olla alustaksin sellisest praktikaprogrammist, mis on meie üks populaarsemaid praktikaprogramme ja see on siis Kickstarti praktikaprogramm. Ja tegelikult sinna praktikaprogrammi on oodatud osalema kõik, olenemata siis sellest, et kas oled omandamas esimest eriala või soovid teha oma karjääris kannapööret. Et kõik on sinna oodatud ja ka tausta mõttes, et meil on praktikaprogrammist osa võtnud nii IT, turunduse, matemaatika või ka näiteks sellistelt erialadelt tudengid nagu näiteks keemia. Et selle praktikaprogrammi raames kindlasti usume, et me leiame sobiva väljakutse igale ühele. Ja sellel aastal ka, et me oleme sinna programmi tegelikult värbamas üle 70 praktikandi, et kohti ja positsioone on ka päris mitmeid ja erinevate sisudega.
ja ma kindlasti julgustaksin teid kindlasti sinna kandideerima, et kuivõrd siis see baastase või baasteadmised mõnest teemast on mõnes rollis olulisemad, siis pigem, mida me praktikantide juures vaatame, on selline julgus ja tahe uusi asju õppida ja kindlasti selline julgus välja öelda ka oma arvamus ja pakkuda uusi ideid. Et kindlasti ei ole praktika Swedbankis selline kohvi toomine, et kõik praktikandid meil on nagu võrdväärsed töötajad ja päriselt anname nendele võimaluse võtta vastutust ja lahendada päris tööülesandeid. Ja päris paljud, kaasa arvatud ka mina, on pärast meie praktikaprogrammi ka panka edasi tööle jäänud, et pangas on hästi palju erinevaid ametipositsioone, et just saite väikese ülevaate Merje, Marise ja Mari-Liisi rollidest, aga kokku tegelikult valdkondi on väga palju ja pangas on üle 360 erineva ametikoha, kuhu siis ka pärast edasi minna. Et näiteks eelmisel aastal jätkas siis üle 50% meie praktikantidest. Ja muidugi Kickstarti raames on ka võimalus osa saada sellisest põnevast programmist, kus räägime nii panganduse kui ka tehnoloogia teemadel ja sul on võimalus saada ka teiste praktikantidega tuttavaks, et praktikantide selline oma kogukond ja sellised networking üritused toimuvad läbi suve. Mida võib-olla Kickstartist veel öelda on see, et sinna praktikaprogrammi kandideerimine on juba käimas, et alates veebruarist sellest aastast, sellel aastal siis oleme pannud kuulutusi ülesse ja need ilmuvad kuni siis kevade lõpuni, et kindlasti tasub sellel kodulehel swedbank.ee/Kickstart siis silma peal hoida, et kui ka praegu näiteks sobivat positsiooni ei leia, siis kindlasti mõne aja pärast see sinna ilmub. Vot. Ja siis üks meie teine järelkasvuprogramm või praktikaprogramm kannab pealkirja Data and Analytics Academy, mille näol siis on tegemist sellise andmevaldkonna programmiga ja selle eesmärgiks on siis meie panga informatsioonihalduse, andmete modelleerimise ja üldse sellise andmeteaduse valdkondade siis populariseerimine ja sinna siis praktikantide otsimine. Ja see programm nüüd küll on enamasti suunatud magistritudengitele ja neile, kes on andmevaldkonnas sellist kraadi omandamas, et olgu see siis IT või matemaatika või majandus või statistika ja samamoodi, et oleme siis otsimas erinevatesse üksustesse. Selle programmi näol oleme võtnud väiksema skoobi, et kui Kickstarti ootame üle 70 praktikanti, siis siia programmi sellel aastal ja ka varasematel aastatel oleme võtnud sinna 12 praktikandi siis kanti umbes inimesi. Ja võib-olla selle osas nii palju infot ka, et siia programmi siis kandideerimine algab sellel aastal aprillis ja märtsikuu jooksul siis on võimalik selle kohta rohkem infot sellelt lingilt leida swedbank.ee/graduate programs. Vot, ja kõik meie praktikapositsioonid on ka siis tasustatud, et nagu ka tööülesanded ütlevad, et me võtame praktikante kui võrdväärseid töötajaid, et siis sellest tulenevalt ka tasustame praktikat. Vot. Aga nii palju meie praktikaprogrammidest, et tahaks tänada kõiki, kes siia täna tulnud on ja julgustada, et kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis muidugi praegu on see koht, kus on võimalik küsimusi küsida, aga ka võite mulle saata emaili, et hea meelega siis võin küsimusi edastada ka Merjele, Marisele ja Mari-Liisile, et või siis kui praktikaalased küsimused on, võib minu poole pöörduda.
küsin korra, kas kellelgi on küsimusi. Okei, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis suur tänu kõigile, et leidsite aega meiega liituda ja loodame, et näeme tulevikus peagi. Ma küsiks tegelikult kiiresti, et kuidas sinuga ühendust saaks võtta näiteks Maili teel? Võid edastada mulle e-maili, ma võin selle siia chati ka kirjutada, et siis saate kopeerida selle endale. Okei, super. Nii, panin siia chati.